astmete korrutamine. Vaatleme kahte astet ühe ja sama alusega. Olgu nendeks 2 astmes 3 ja 2 astmes 4. Korrutame neid. Loomulikult me võime seda teha eraldi, et 2 astmes 3 on 8 ning 2 astmes 4 on 16, korrutades neid arve omavahel, tulemuseks on 128. Sama ülesannet me võiks lahendada ka teisel viisil. Ehk uuesti 2 astmes 3 korda 2 astmes 4, see võrdub 2 ja nüüd me võime meie astendajad kokku liita, et 3 pluss 4 meie saame 2 astmes 7 ja arvutades ikkagi sama tulemus 128. Et tuletame siis siin meelde astmete korrutamise reegli. A astmes M korda A astmes N võrdub. Alus jääb samaks ja astendajad liidame kokku M pluss N. Et see on siis astmete korrutamise reegel. Seda reeglit on eriti otstarbekas kasutada siis, kui tegemist on tähtavaldistega, kus me ei saakski taskuarvutiga arvutada. Näiteks näide 1, x astmes 10 korda x astmes 8, tulemuseks meie saame x-i, et astme alus ei muutu ja uus astendaja ehk vastuse astendaja on 18. Me liidame kokku. Näide 2. Aluseks võtame 5, 5 astmes 4 miinus n korda 5 astmes 3 pluss 2 n-i ja korda siis 5 astmes 3 miinus n. Rakendame sama reeglit. Meie aluseks jääb endiselt arv 5. Ja nüüd reegli järgi me teame, et astendajad liidame. Seega nüüd vastuse astendajaks on 4 miinus n pluss 3 pluss 2 n-i pluss 3 miinus n. Koondame siis sarnased liikmed. Miinus n pluss 2 n-i miinus n annab 0 n-i, ei kirjuta. Ja 4 pluss 3 on 10. Tulemuseks on 5 astmes 10, seda võib edasi arvutada, aga praegu sellest meil vajadust ei ole. Vaatame veel ühte ülesannet. Miinus 6 astmes 2n korda 6 astmes 4n korda 6 astmes 6n võrdub. Tuletame meelde, et miinusmärk avaldise ees tähendab seda, et meie avaldis on korrutatud arvuga -1. Nii et vaatamata sellele, et praegu meie astmed on paaris arvud, ikkagi miinus jääb meie vastuse ette. Ning vastuseks meie saame 6, ühine alus jääbki samaks ja nüüd paneme meie astendajad kokku. 2 n-i pluss 4 n-i pluss 6 n-i, sarnased liikmed ja kokku me saamegi 12 n-i. Et see on meie vastus.